ralli ikka suht värskelt selja taga. Aga ei no kilomeetrid on vaja, et iga kilomeetriga läheb asi paremaks. Et täna oli, ütleme, nii, et ma arvan selle ralli üks ainukese katseid, sellepärast me ka väga tõsiselt alustasime või üritasime vähemalt, et natukene saaks vahet sisse, sest homme on väga kummalised katsed, et väga pikad sirged ja siuksed tsikaanid kunstlikult tekitatud igale poole, et suht keeruline on, ma arvan, head rütmi leida, aga eks paistab, et õnneks on väike vahe sees ja homme edasi. Algus tundus, et algus kõik hästi, et lähme Harjuga edasi vahel, aga jah, täiesti tühja koha pealt ei saanud aru, et rööpa sees oli mingi kivi ja hästi kerge kluss käis rooli, et käin kõvad pauku ja kohe rüht tühjaks. Esimesel katsel oli natuke keeruline, et pihta saada, mis seal toimub, aga tegelikult tuli hästi välja, et ei saa kurta. Uuskumatult kiiresti tuli meelde. Rada oli rööpas, aga olud on kõigil värtsed, et ega siin ei ole kurta midagi, sõita tuleb, ega mina ei tea. Ma arvan, et olud on värtsed ja minu kiiruslegend on ikka hoopis midagi muud kui enne, kui Kuldariga kogu istumet. Et kui praegu vaatan neid vanu videosid, siis mõtled, et okei, sai ka sõidetud, aga nüüd on ikka oluliselt visakam see pilt seal liikus, jah. Teeolud olid väga hullud, et juba esimesel läbimisel oli meil, et ühes kohas pidime täitsa põhja peale kinni jääma ja väga palju oli nagu metsikud rööpad, kus oli ka treppi löönud, et ei saanud lihtsalt gaasi peale muljuda, pidid poole gaasiks sõitma, et lihtsalt autost hakkas juba nii kahju ja et ei teadnud nagu, mis seal võib saada, kui kogu aeg täiega lasta. Päris esimese katse peal hommikul kuumendasime pidurid üle ja ei teagi, ei suutnud üldse sõita. Oli väga siuke toores, aga siis läks nagu järjest paremaks. Ja nüüd siis päris selle 4. katse peal täna, mis oli siis 6 vist, jah. Seal tegime väikse spinni, aga vist said peale ka. Sain peale. Ja muidu okei, et eks iga kilomeetriga läheb paremaks ja vaatame, et praegu oli pikk paus, et natukene võib-olla tuli uni peale, aga loodame, et ärkame üles ikka stardiks. Millise strateegiaga lähed vastu päeva viimasele läbimisele? No
no viimasest läbimisest väga selles mõttes vahet ei ole, et Power Stage on seekord vist eelviimane. Nad on muutnud midagi, et sinna peaks ikka minema sellise mõttega peale, et neid punkte pole vaja ära anda, et loodame, et suudame midagi. Et vahe iseenesest on päris korralik. Vahest rallivõiduks ma arvan, et piisaks, kui nüüd ise mingid lollapse rohkem ei tee, aga Power Stage'il ikkagi täna antakse 5 punkti esikohale, et see on kindlasti nii palju atraktiivne, et seda niisama jätta kindlasti ei saa. Neljapäeval said ka isaks ja palju õnne siit poolt muidugi. Mis tunded sind valdavad ja kas kibeled koju juba? No eks ikka jah, eks ikka. Selles mõttes tunded on praegult laes on, et eks natuke ongi keeruline võib-olla keskenduda, aga ei, et teeme selle ralli ära ja siis on nagu kõik hästi ja on aega minna ja olla koos perega. valmis kohe saanud, või vabandust, kargadega ma tahtsin öelda. Absoluutarvesse võitjad Lääne-Eesti ralli 2017, Georg Kross ja Raigo Mälder. Ja, oli nägimisi võitja, Georg Kross, Raigo Mälder.